nii, miskit huvitavat äkki on saabunud. Nii, vaatame, saabus pakk. Kalastuskunn. Okei. Nii, võtame siit lahti. Midagi ma ju ta käest jälle tellisin. Jälle. Nagu ikka vähe. Vaatame, ahah. Nii, vaatame. Sai selle valmis. Lugu on järgmine, et räägin ennem ära ja siis vaatame edasi. Lugu on järgmine. Mul on olemas koharitt, päris tubli, päris nii mõnegi ilusa koha taga saanud. Ta vist on mingi testiga äkki 10-40, ekstra, seal ma ei tea neid tähed ja nimetused, mina neid eriti nii julmalt ei mingi ekstra fast või mis iganes oli, ühesõnaga hästi tugeva testiga nagu harjavars. Ja siis mul oli mingi soov, et kas on võimalus äkki saada natukene pehmema testiga, lahjemaga. Et saaks, et kui ma seda jääaugus neid kohasid seal vinnan, et siis saaks nagu rohkem see ritv, painet ja tantsimist ja mina püügimõnu. Nii, sest mul on peale selle on veel vaibipüügi jaoks on mul olemas. Aga see on jällegi natukene pehme, mis asi see mul nüüd on, Ice Cheek Fast 10-30 ja kui see oli vist kohakas oli 10-40 või 10-45 isegi, võin segamini ajada, siis ma ütlesin, et sellele kalastuskunnile, et kas ma saaksin nüüd selle vaibiridva ja koharidva vahel mingit pitsi. Lubas mõelda ja kui saab, siis ka valmistada. Ja nüüd siis tuligi mulle teade, et on tulnud pakk. Ja nüüd ma siis avangi selle paki. Vaatame, mis see on. Kas see ongi see samane pits, mida ma mõtlen, mida ma saan järgmine kord minnes siis juba kohapüügis proovida. See oli mul siis mõeldud teiseks. Jaa, oho. Nii, jos ma mõtlen nüüd. Painde järgi on ta kindlasti vähe pehmem, kui on mul see päris koharitt. Ja näita mul seda. Jah, tundub, et nii ongi, nii. Aga siis me saame, vaata, mis see test oli. Mis see test nüüd on siis? Test on siis Ice Viip Fast 10-30. See oli meil Ice Cheek Fast ka 10-30, aga mingisugune seal ikkagi plangu ja plangu midagi tüttes on erinevus. Nii, vaatame. Nii, võtame selle lahti. Nii lihtsalt see vahetus tegelikult nendel pitsidel tal käibki. Nii. Nüüd võtame selle ära. Paneme nüüd selle uue siia. Nii. Nüüd läheb see rull ka mul siia. Nii. Opsti. Sest see vist ongi jah mõeldud kas siis aspelrulli variandile või siis seesama päästikuga, et multirulli jaoks ma jätsin ainult ühe. Nii, vaatame, mis see paine teeb. Ahaa, nii, nüüd ma vaatan korraks seda päris koha, millega ma käin tagumas. No see on ikka kaigas, aga igat kui väikest puudet tunneb kohe ära, et kui haakimise kiljaks jääb, siis vähemalt tõstad, siis juba lööb kinni. Ja näe, vaadake see. Sellel peaaegu üldse ei taha painduda. Nii, ja see siis nüüd
natukene rohkem. Kurat, tundub küll põnev. Oi, ei jõua järgmist korda ära oodata. Nii, järgmine kord saab siis juba püügiaega. Saab ära katsetada ja siis saan siis edasi rääkida, kuidas ja mida. Nii, see on koharit ja see on koharit. Aga mul on neid siin ju veel ju. Nii, see oli siis see, millega ma Pärnu jõe peal käisin vaibitamas. Tagasi mänguga siuke vähe pehmem, see jääbki sellega, pärast saab lihtsalt käepidemeid saab vahetada. Nii, siis on mul veel see ahvenate terminaator, millega ma siin olen käinud. Minu üks lemmikumaid, ausalt üks lemmikumaid ahvena tšigiritvasid või jah, põiklante ja neid, mis ma neid tšikuskaid teen. Pers, mis see oli 5.25 fast tšig. Minu lemmikumaid. Ja siis on mul veel tellitud, pole jõudnud kombainiga püügiks. Siia läheb siis, võtan selle koha ridva pealt multirulli ära, see läheb siia peale ja siis ongi multirull. Vist ühe korra ma isegi olen taga käinud või ei ole selle ridva, ma ei mäleta juba, ei ole. Vot sellised lood. Nii et kunn sai valmis minu tellimuse palvega, tahtsin siis saada selle tummise koharidva ja vaibi vahelist ridvapitsi. Need on mul kõik vahetatavad erinevate käepidemete ja nii konkreetselt siis see pits on siis tehtud asperrulli või siis selle päästikurulliga püüdmiseks siis. Äge, oi kurat, jah, äge. Okei, eks vaatame edasi. Selleks korraks siis nii. Nii, tuli pakk. Vaatame, mis siin paki sees on. Tuli pakk, vaatame, mis siin sees on. Vaatame, mis meil siin pakis on. Pakk on meil tulnud ka kellegi poolt kui kalastuskunni. Nii, kuidas ta meil siin avaneb? Noh, nii kuradi hermeetiliselt ja ma ei teagi, kuidas ta peab lahti tegema. Kas et siit katki midagi ei tee. Nii. Iksa ülisalajane. Oho, siuksed asjad mulle meeldivad. Oi, mulle meeldivad. Okei. Iksa ülisalajane. No, vaatame siis. Mine perse, Peeter Vassiljev. Mina veel ütlesin, et jah, sul on niisugune huvitav uus käepide, eks kui ma rikkamaks saan või nagu vaatan, palju mul seda aega. Vana kurat. Ma ei tea. Selline asi ajab lausa, jah, mina kes juba 11 aastat ei joo, et ajab lausa võtma sampus kas või kurat, alkoholi vaba siis ütleme, jah. Mis siin veel? Aha, potsataja. Okei. Sinna võib-olla Peipsile sügava peale lasta. Aga okei, see potsataja. Mine persse. Kurat, siis on nüüd niimoodi. Ma võtan siis nüüd ju, mis ma tahan? Nüüd ma võtan siis ju selle pitsi, mis ta mulle nüüd siis siin saatis, mis ma tellisin. Võtan siit ära. Nii, see jääb siis praegu siin niimoodi. Lükkan nüüd niimoodi. Ja nüüd selle rulli võtan siit selle käepideme juurest ära. Nii, päästikuga enne. See läheb siis selle vaibile. Nii, vaibiridvale ja siis on mul ekstra koha uus. See vahepealse testiga. Mine perse, kui kerge ta on. Oi.
mine ropendama on vähe öeldud. Oi kunn, oi Marko Eensalu, kunn, ausalt öeldes mulle ei meeldi see sõna kunn, kalastuskunn, mulle meeldib ikka nimepidi, kodaniku nimepidi. Nii. Ja nüüd võib isegi öelda, et sain, mis tahtsin. Ma tahtsin vahepealsed, aga ta niimoodi. Nii. Vaatame, kui mõnna ta käes on. Ja nii paras paine ikka selle käepidemega. Tal on need kuradi näpu hoidmiskohad nagu nendel tänapäeva uuemate malli kuradi spinaritvadel V8 ja nii edasi. Vana Peedu Peeter. Nii. No kunn, kurat, ma ütlen sulle. Super. Testin ära, püüangi järgmine kord. Ülisalajane. Ei ole sõnu. Lõpetan siinkohal. Täitsa pael.